jätkega on isane, aga ainult isane, Herkules, dünastiidid, dünastia, eks ole, sellest ilusast sõnast ja nad on ka ehispõrniklaste väga lähedased sugulased ja ka sünnikumardikate sugulased. Kõikidel nendel on tundlad 4 lehekesega. Nii, ja siis 4 lehekest. Kuid need sikumardikad, nendel tundlad on, näete, kaugeltki mitte kõige pikemad. Näiteks harilik männi sikumardikas, männisikk. Ta on meelelav. Teda on raske näha, sest ta on tõesti männikoore värvi ja mustriga. Ta on umbes nii pikk ja tema tundlate, eks ole, antennide siiru ulatus on selline. Palju suurem kui titaanil. Nii et näete, kuidas me võrdleme, kuidas me mõõdame seda suurust. Mida me silmas peame? Kõige suurem mardikas, kõige raskem megasooma. Ta saab lennata ainult nii, et ta läheb väga kõrgele puu otsa, paarikümne meetri kõrgusele, läheb oksa peale, kõigutab ennast seal, võtab hoogu ja siis hüppab niiviisi, jookseb ja hüppab õhku ja siis ta lendab oma 10-12 meetrit enne, kui tal õnnestub edasi lendu minna, eks ole. On kõige massiivsem. Nüüd tõesti võib olla 14-15 sentimeetri pikkune, isegi 17 ei ole võimatu. Vaat see sama Herkules, dünastes Herkules, Herkules ta on, eks ole. Emased on aga isased natukene suuremad, mitte palju, kuid nendel on pea peal vaat selline sarveke, eks ole, välja sopistunud osa, selline jätke ja pea peal ja rindmiku peal selline. Nii et tema pea ja rindmik jätketega moodustavad sõrga ja nad võitlevad vägevasti. Niiviisi püüavad teineteist selili keerata. Nüüd väga suured mardikad ja väga kuulsad on jällegi ehispõrniklaste, see on siis Cetoniace sugukonnast ja nad on koljad mardikad. Nimi ka juba ütleb, eks ole, et nad on väga suured. Ja mitte kõik liigid ei ole nii väga suured, kuid jah, need kõige kuulsamad ja glamuursemad, sellised. Ta võib kaaluda oma 40-50 grammi või isegi üle selle. Ja nüüd arvestage, et selline loom, kõva väliskestaga, eks ole, võib lennata kiirusega üle 45 kilomeetri tunnis. Te ei taha. Kõva, 50-60 grammi kaaluvad mardikad kiirusel 45 kilomeetrit tunnis endale lauba pihta, eks ole. Nii et Aafrikas olge ettevaatlikud. Vaadake ringi, kes seal lendab, eks ole. Aega on, siis me võime veel rääkida. See elukas, see on tema elupaigad. Tegelikult see on Ameerika lõunapool, Lõuna-Ameerika, tegelikult kirdepool, Venezuela. Iiga. Suurepäraselt näevad kaugele ja reageerivad kiiresti vareste üritustele rünnata pesitsejaid. Kuidas varest seda teeb? Näiteks Kanada lagled said suurepäraselt aru. Kajakate valve all ja need on väikesed kajakad. Hõbekajakas, suur merikajakas, tõmmukajakas. Nemad on umbes nagu korralikud Eesti talumehed. Vaat siin on minu talu. Naabri talu olgu 5 kilomeetri kaugusel, eks ole? See on normaalne küla. Need tüübid, nemad on koloniaalsed. Minu pesa on siin on neutraalne maa umbes nii palju ja seal on sinu pesa. Ja loomulikult kaitse on ühine. Lagled hakkasid, Kanada lagled siin pesitsema, see on turvaline vareste osas. Mida varesed teevad? Tulevad 2 või 3 või 4, tavaliselt 2. Ja üks varestest hakkab kiusama proua lagled. Laugle võib ta nohkalöögiga maha lüüa, aga vares on ju trimmis.
Ja kui lagle hakkab oma tähelepanu üha rohkem selle kiusajale osutama, siis ta nihutab ennast natukene. Mõni muna tema alt natukene, nii palju, paistab, teine vares on ju varitsemas. Kohe hüppab ligi, nokka löög ja nad lähevad ära. Muna on nende pärand, muna on tapetud. Hindamalt 3 päeva pärast ema lagle ise veeretab see paha muna minema. Ja vaat sellest ajast, kui siin see koloonia annete, keegi ikka lendab, on loomulikult nad toovad parasiite. Muidugi nad on vabalt elavad metsikud linnud. Aga no, ei ole halba ilma heata. No ei ole halba ilma heata. Tuleb lihtsalt otsida ja leida. ja siis kaaluda, mis kaalub üle. Seal on veel üks kanadalagle. Seal kaugemal vaat üks väga kaval vares, näete, käib seal, jalutab. Ja kajakat juba nägid teda. Aga me lähme nüüd siia. Aga vaatame neid lambaid. Nad on seda väärt ja nad on siin väga ilusti koos. See on Sichuani provintsi alamliik. See on sinilammas ja siin on ainult ja eranditult isased. Kui väga isased nad on, ei ole veel igal ühele päris selge. Siin on noored isased ja mõned vanad 4-5 aastased, kes on siin treeneriteks. Ja vaadake, looduses reeglina on kitslastega ja kitslaste sugukonda, alamsugukonda. Õõnessarvlased nad on. Need sarved ei ole pooltki nii rasked, kui paistavad. Sees on tühjad. Õõnsusi on palju ja kõik need õõnsused ja ka sarvede seinad on pilude ja pragude kaudu seotud atmosfäärse õhuga. Nad on kergelt, aga mitmes kohas veidi avatud. Nii et ei ole hermeetiliselt suletuid õõnsusi sarvede sees. Muide, dekompressiooni efekt, kui nad löövad sarvede või kaljude vastu. Dekompressiooni efekt lõhkuks neid sarvi, sarved on tugevad, kuid see löök, mida manustab selline loom sarvedega, eks ole, no näiteks kalju seinale, kui hüppab kuristikku ja pidurdab sarvede löökidega oma laskumist, eks ole. See on ülivõimas. Nii et sellised sarved, mis ei ole väga rasked, aga on väga kõvad ja need sarved, te näete, on teravate ootstega. Nüüd sarvede kuju, isaste sarvede kuju on selline, et lahingusse selliste sarvedega kui torkerelvaga minna võimalik ei ole. Kujutage ette, et teil on peas vaat sellised jaamukelist, ole siia lähemale. Kui teil on peas vaat sellised relvad ja teie ees on hunt, kuidas te torke haavatale tekitate? Ütlete talle, palun jää nii, aga palun ära liiguta. Ja ma hakkan siin siis, mida, tõrkama. Loomulikult isaste sarved, no 11 perekonda ja umbes 23 liiki on kitslaste alamsugukonnas. Ja ainult 2 liigil tegelikult isastel on emase tüübi sarved surmavalt üliohtlikud relvad peas. Ma usun, et me jõuame nendeni ka, no vähemalt takiinideni, eks ole, kui me nüüd kõnnime, eks ole. Rõhuval enamusel isastel sarved on eputamiseks ja see on kohustuslik. Mida peab tegema isane? Olla glamuurne, sest seksuaalse partneri lõpliku valiku teevad ja erandeid sellest reeglist ei ole emased kogu lugu. Nii mõnigi mees, no isegi 18. sajandi algusest on arvanud, et ei tema valis endale naise. Ja usu see. Muidugi emased teevad seda lõpliku valiku ja isased peavad olema veenvad. Peab näitama, et nende genotüüp on tõesti väärt. Ja? Kuidas seda tehakse? Pidades turniiri vastavalt reeglitele, nii et emased saaksid hinnata need isased ja teha oma otsused. Ja loomulikult emaste vahelised suhted on väga karmid, väga tõsised. Ja veel üks reegel, absoluutne reegel loomariigis, kõlab umbes nii, et mommy means business. Ehk ära iial jända emastega. See alati lõpeb halvasti.
Kas kohe või hiljem, kas isiklikult sinu jaoks või sinu laste ja pere jaoks, aga ära jää enda emastega. Seda ei tohi teha. Ja reeglina Mommy Means Business tähendab, et kui on konflikt, olukord, siis emased ei löö nagu isased turniiri puhul ja igal teisel võimalusel ka. Kui tuleb sarved sarvede vastu või millegi vastu lüüa, sarved lüüakse isastel sarvede vastu. Nad on rüütlid. Nii on muuseas lood ka tegelikult suurveislastega, aga suurveislastel nad on väga suured, nad ei ole nii kiired ja nende isastel, suurveislaste isastel isaste sarved on ohtlikud, on tapvalt ohtlikud. Nii nagu ühel kindlal kitslaste liigil, takiinil 400 kilosed sokud, nad on head ronijad, nendel esijalad on pikemad kui tagumised, aga ronides sa ei pääse lumeleopardi eest, hundide eest ka mitte. Nii et mitte jääda isastest hoopis ilma. Emake loodus andis takiini ja koralli teine liik ka selline kitslastes. Isastele sarved, mis on vaat sellised. Sellised sarved. Emaste sarved. Vaat need on surmarelvad. Ja emaste konflikt olukorras, eks ole, sarved lükatakse kohe kõrri. Ribide vahele kõhtu. Mommy Means Business. Ja see on väga tõsine asjaolu. Muuseas, te olete haritud inimesed, eks ole, mäletate muinasjuttu 7 kitsed tallekesest ja kurjast hundist. Kes läks sarvi teritama? Härra Sokk? Ei, ta oli dekoltee klubis parajasti. Loomulikult proua kits. Ema kits läks sepa juurde, ütles terida mul sarvet, mul on siin väga suure rotiga tegemist. Ja? Nii et selle liigil isased reeglina ei oska jälgida tallekeste liikumist, eks ole, ja kohalolekut, kui nad peavad turniire ja turniire nad peavad. See on kohustuslik ja turniiriks valitakse endale partner. See ei ole niiviisi, et oi, mina olen isane, sina oled vist ka isane. Valu sulle, loomulikult mitte, emased lihtsalt peavad peenikest naeru ja lähevad ära. Endast kergemaga. Sügisel, kui on tõepoolest hinnaaeg, päris turniirid, eks ole, mitte lihtsalt trenn. Trenni tehakse ka kividega, eks ole, ja teineteisega läbi aasta. Ja valitakse endale partner. Kuid kui läheb tõepoolest asjaks, vaat siis endast kergemaga turniiri lahingut ei peeta. Kaalukategooria peab olema sama. Pidevalt nad aasta läbi niiviisi katsud, kas me oleme samas kaalukategoorias. Ega vist ma olen vist natukene raskem. Ei, oi, aga sellest ärast ma olen vist natukene kergem. Aga mine sa tea, võib proovida. Vot sedasi. Sest esijalad rinna vastu, tagajalgadel, nägu näo vastas ja nende sarvedega löök just nimelt ja ainult sarvede vastu. Põmaki. Ja kui üks kaalub, Dagestani tuur 140 kilo, üks isane, teine 80, siis see kergem lendab üle silmapiiri, kaugel see mägedes ikka on, eks ole. Mida teevad emased on vaimustusest? Nad kõrjuvad raha tagasi. Kelle seda vaja on? Kui aga turniiri peetakse mitte õiget pidi, valet pidi, üks hetk. Lena, ja не могу разговаривать, у меня экскурсия, простите. Andke andeks, aga igaks juhuks loomaaias olles me ei lülita mobiilid välja igaks juhuks. Loomaajad on täiesti ametlikult piiratud turvalisusega asutus, eks ole. Lihtsalt igaks juhuks. Oleme kohal, oleme saadaval. Nii et andke andeks. Niisiis, kui on midagi valesti ja veri tuleb välja rõhuval enamusel kitslastest ja loomulikult ka hirvlastel, mida teevad emased? Karjuvad ole, nagu nad päris afilised korrida vaatajad naissoost, eks ole, õudselt vaimustuses suures vaimustuses. Oi, vaadake torero, vaadake seda El Torrod, veri priitsib. Vapustav, äge, lahe. Ei, vaat selliseid lolle kitslaste seas ei ole. Veri väljas, see tähendab maailma lõhnade interneti läks ülivõimas sõnum kiskjatele, siin serveeritakse. Ja emased kaovad sealt. Turniir kaotab mõtted. Aga nendest asjadest me jõuame veel rääkida. See on sinilammas ehk nahur ja ta, selle perekonna teaduslik nimi on pseudovis, ebalammas. Tal on natukene midagi, vot sabal kitsest sokust. Mille poolest
kitseliigid ja lammaste liigid erinevad. Üks ainus tõesti ühine kriteerium on. Need on tõesti 23 vähemalt liiki, eks ole. Üldine kriteerium on üks ainus. Iga lamba liigi esindaja lõhnab pesemata või pestud kasuka järele. Iga kitse liik võimsalt kitse soku järele. Näärmete komplekt on erinev, väga erinev. Ja võt sellel liigil ta on lammas, aga tal on peaaegu nagu mõnel kitsel, eks ole. Mõned sellised paranaalnäärmed alad siiski olemas. Sellest see nimi pseudovis ebalammas. Ei ole ikka, jah, ma usun ka, et ei ole, jah. Liiga ilus ilm. Vaatame koopa sisse. See on tema lemmikkoobas. Ja liiga ilus ilm. Noh, pole hullu. Ainult paar sõna. Lumeleopard kütib nii, nagu müüt väidab. Ja see on müüt, mis ei vasta tõele. Ilvese kohta. Olete kuulnud seda müüti ja väga paljud inimesed usuvad, ma loodan, et teie seas neid ei ole, et ilves valitseb puu otsas ja hüppab puu otsast oma saakloomale, ohvrile selga. See on absoluutne ja absoluutselt võimatu jama. Ilves puu otsas on internetis. Ta on metsaloom, eks ole, ja seal üleval ta saab väga kindlalt määrata, mis suunaga on see või teine lõhn, eks ole, kust tuleb see või teine lõhn ja heli. Ta kuuleb. Ta on lühinägelik. Metsaloomad, tiheda metsa koosluse loomad on lühinägelikud praktiliselt kõik. No praktiliselt kõik karud. 8 liiki on suukonnas. Ainus kaugnägemisega on avamaastiku liik, jääkaru. Muuseas te teate, et jääkarude juurde, tähendab jääkarusid me näha ei saa. Väike Aaron hakkas palli mängima. No kuulis ilmselt sellest, et Venemaal varsti läheb lahti, eks ole. Ja võt sellist täisplastmassist, eks ole, väga rasket kuuli. No ta on karu, ta on juba 100 kilo võrra raskem kui emme. Ikka saab emme piimalongsukesi sellised 2-3 minutised mitu korda päevas. Ja on hea pois, teab, et ta on õpilane. Kõik on väga tore, aga laps peab mängima, eks ole, palliga. Ja kui see laps on võt selline, ta on umbes varsti 400 kilone, eks ole. Et ta seda palli laseb minna vastu seda klaasseina. Mõranes üks selline sein, nii et mõnda aega ei saa ja näha neid ja nad on siseruumides. Nüüd aga ilvesel on nõrk õlavöönd, väga pikad jalad, võimsad, rasked jalad ja võrreldes jalgade pikkusega suhteliselt lühike selg ja väga lühike saba. Ja nõrk õlavöönd sellise keha ehitusega esiteks, siin on ilves, kus on tema raskuskeskus hästi kõrgel. Ebakindel on hüppe ülevalt alla igal juhul. Raskuskeskus peab olema vastu maad, lumeleopard. Vaat selline meetrine saba, lühikesed ülivõimsad vedrud jalgadeks, eks ole. Lumeleopard, kus on raskuskeskus, peaaegu maa kohal. Tema võib hüpata alla. Ülesse nad hüppavad kõik suurepärased. Lumeleopard loomulikult on absoluutne tšempion. Vaadake, siin on kõik hüppajad siin mägedes, eks ole. No vaat sellised aedlikud ümberringi. Ainult siin on ehtne koonduslaager. Näete, otsad sissepoole keerdus, üleval 3 elektrikarjust, all 3 elektrikarjust, 6500 volti, 8 amprit, impulsvool muidugi, ja? Nii et kohe maha ei löö. Ja muidu ta tuleks siit välja. Ta on selline. Ta võib hüpata paigalt 5-6 meetri kõrgusele peaaegu. Paigalt ta ei pea hoogu võtma. Ma ikka räägin ja loodan, et Deli siiski vaatab välja. Ja? Aga jah. Kusjuures, kui ta kütib neid loomi, kitslasi, eks ole, siis ta teeb just seda, mida luisatakse ja usutakse ilvese kohta. Ta läheb karjale ette, kogub informatsiooni, valib sellist kohta, kus on kalju, sein, 10 meetrit, võib-olla rohkem, 12-15 sobib. Siis on kitsas rada ja kohe kuristik. Kari, kes läheb sellise raja peale, on ideaalne lumeleopardile, eks ole. Nii et ta läheb aegsasti sinna ülesse ja vaatab alla. Kari läheb all mööda ja kõik karja liikmed puudutavad teineteist tihedasti. Kari liigub nagu üks loom.
Aga üks, harva kaks looma järgnevad kitslaste karjale umbes 10, reeglina 20 meetri kaugusel. Need on loomad, keda kari, kitsede või lammaste kari ise valis lumeleopardile. Lumeleopard laseb karjal minna, laseb minna sellel outsideril, kelle järele oodatakse, aga karja liigi, et võt niiviisi saaks puudutada, eks ole, ei lubata. Ja hüppab talle järele ja kui tal on vaja ümber nurga hüppata, ta hüppab ümber nurga. Loomulikult, kui ta teab, et seal umbsein vastu ei tule. Aga küll ta teab. Nii et absoluutne kütt. Ilvesega, kui ta on seal puu otsas. Puu otsa ta läheb momentaalselt. No, varbakesed on sellised, jah. Kui tal on alla tulla, ta ronib. Ja isegi kui, minu kallis Cassandra, eks ole, mis ta oli 15-16 kilo, üks tore ilvese tüdruk, sülelaps meil siin olnud. Ma panin ta õla peale, loomulikult present, vatijuupe ja nii edasi, eks ole. Ja küll nad on toredad loomad, ilvesed. Ülitolerantsed ja nad jumaldavad teineteise seltsi ja väikeste poegade juurde võib igat noort isast jätta. Ta hakkab laste mängima, mitte kunagi ei tee halba. Emased ilvesed on väga õnnelikud, kui sellised noorherrad tulevad külla kevadel. Nii et viskasin siis pallikese. Piu, pindi. Kasju siis hüppas. Minu õla kõrgus, eks ole, see ei ole isegi, mis ma olen 1,68 m, eks ole. On nii kõrgelt, jah. Ja 1,5 sekundit. Tal on vaja seista liikumatult. Toonust taastada. Vaat niiviisi ei kütita ei jäneseid, ei metskitsi. Rääkimata juba sellest, et mitu korda aastas sa kullake sööd, kui sa istud männi otsas ja ootad, millal jänes alla satub. Niiviisi ei kütita isegi paks Õhtulehe reporterid. Ma tundsin 2-3 sellist, keda võiks vabalt võtta, aga loomulikult mitte ülevalt alla. Hüpades, kui sa oled ilves. Lumeleopard on super professionaalne kitslaste kütt. Miks me siis teda just nimelt kitslaste mägedesse panime? Selleks panimegi. Emased määravad, kes tüdrukutest sügisel tantsib, kes saab tiineks, kes hakkab sünnitama. Ja nad siin elasid meil 10 aastat, eks ole, ilma kiskjateta, eks ole. Ja suurepärast muuseas, siin mägedes 6,7 hektarid on kogu pindala, tehis, loomulikult mäed, ei olnud ühtegi emaste konflikti, emaste vahelist. Kui sarved kohe lüüakse, südame lähedal. Ei olnud. Nii et väga head mäed, viimase peal mäed. Ja sünnitas nendel, ma ei tea, seal 4-5 kitse, eks ole, igas grupis. Võib-olla 6-7. Nii et kevadeti meil oli siis, palju, 10-12 pojakest, eks ole, mitte üle selle. Ja ükskord suvel me panime lumeleopardid siia ja sügisel juhtivad emased andsid korralduse. Tähelepanu, tantsivad kõik. Järgmisel kevadel me saime 28, 32, 34 tallekest. See on ju väga selge, ökoloogiliselt väga selge võte. Superkiskja on kohal. Saagu meid 3 korda rohkem, siist 3 korda kõrgem. Aga lähme edasi. Ja väga turvaline, näete, kuidas nad hüppavad. Vaadake. Kellel on head silmad, see võib näha, et nii mõnelgi nendest on peenike must, nüüd juba lühike, nabanööri ots alles. Keertsarvkits sünnitab küllalt hilja, praktiliselt mai lõpp, juuni algus. Ja terve see seltskond on väga uus. Näete, sellised lasteaiad on siin, jah. Selle liigi õige, see on farsikeelne kohalik nimetus, on marhor, mis farsikeeles tähendab madude sööja. Müüdid. Ja müüdid on need lood, seletused, mille järgi inimesed elavad. Kui keegi räägib teile seda lugu ilvesest, ta ei ütle, et ma räägin teile müüdi. Ei, ta on veendunud, et ainult niiviisi ilves kütibki. Sest kui inimene seisab puu all ja ilvesel on vaja maa peale, loomulikult ta kasutab inimest redelina.
see ei ole kunagi rünnak. Aga no kui sinuga kord juhtub niiviisi, eks ole, elu lõpuni seletada. Nii, et kuidas saab selliseid, vaat seal on üks noorematest isastest, näete, hiljem me näeme, ma loodan, vanemaid isaseid, kes on praegu oma ette. Näete, mitu keerdu on sarvedel, kus juures väga huvitav, et keerdude arv sarves sõltub suurel määral sellest, millised olid valdavad temperatuurid Tiinuse ajal, kui see poisike, eks ole, formeerus ja siis sündis. Kui temperatuurid olid väga madalad, keerde ei ole palju. Kui temperatuurid olid väga kõrged, no hoiad tiined, kitse, eks ole, saunas läbi talve, siis neid keerde võib olla 7-8 või üle selle. Väga paljud geenid avalduvad sõltuvalt, vaat selle sama embrionaalse arengu, eks ole, valdavatest temperatuuridest. No krokodillidel 31,6 pluss miinus pooltest kraadi siia sinna sünnivad emased. Kõrgem temperatuur, emased, isased. Madalam temperatuur, ainult isased. No näed. Aga paraku see nimetus marhoor, madude sööja, loomulikult tuleb müüdist. Et selliseid sarvi sa saad siis, kui sa sööd vonklevaid loomi, madusid. Ja kuna nad söövad väänkasve ja igasuguseid vonklevaid juurikaid ja lähedale ei lase, inimesed võivad ju veenduda, näe, sööbki madu, selge. Müütiline teadus on väga sirgjooneline, nagu 3-aastaste laste maagiline teadus. Emme ma oskan ööd teha, kuidas sa kallis teed ööd? Öö. No lastel läheb see kergesti üle, eks ole. Kuid jah, rahvastel mitte nii kergesti, eks ole, mitte nii lihtsalt, eks ole. Võtab aega, mis ta võtab. Kitsedel, mitte lammastel. Lambad lõhnavad kasuka järgi kui üldse ja nemad ei pea ennast lõhnast natukene, viisakamaks lakkuma. Tugev kitse lõhn, eriti sokulõhn, on väga-väga ohtlik märk, mis avalikustab tema selle lõhnava looma asupaika. Nii et nagu kassid, nad lakkuvad ennast ja neelavad karvakesed alla. Ja kui karvakesed sattuvad 3. makku, see on kidekas, jah? Mäletsejatel. Suust vatsa, vatsast võrkmiku sisse, võrkmikust juba ühtlase, aga mitte voolava veel, pastana. Suu sisse tagasi, vaat see on mälu. Ja seda seal niiviisi ja mälutakse, seni kuni see hakkab voolama. Siis avaneb söögitorus renn ja see on kõikidel mäletsejatel, sõralistel. Lasteaed on mõnus seltskond, jah? Ja siis see mälu voolab kidekasse 3. makku. Seal saab karvake teiste karvakestega kokku. Enam tagasi suu poole see ei liigu ja kui neid karvakesi on palju, siis tekib selline klomp, mis sapi soolade ja hapetega, eks ole, imutatuna muutub kiviks. Bezoar seda nimetatakse. Te olete haritud inimesed, eks ole, te olete Harry Potterit lugenud. Olete? Võlujookide tunnis. Bezoari oli vaja kasutada. Vaat see Hermione Granger, tema oli ainus, kes teadis, mis asi on bezoar. See on absoluutselt, täiesti, väärtuseta mingisugustki väärtust tal ei ole, eks ole, biokeemiliselt või füsioloogiliselt ollus. Aga inimkond 1000 aastaid usub, et bezoar, eriti madude söödiku bezoar, sest madu on meditsiini ja farmaatsiaga alati olnud seotud. Vot selle liigi bezoar, vanade sokkude kidekast välja võetud, vot need kivikesed, eks ole, mis on nagu veskikivid seal, nendest on kasu ka, kui need liiga palju ei ole kitsel. Et see on vahend 300 haiguse vastu. Nii et liik on üliohustatud ja eelkõige peaaegu eranditult. Vot selle sama müüdi pärast. Bezoari on vaja. Mine juuksurisse, enne kui seal koristakse. Võta kõik need karvad. Joo tühja kõhu peale, ma ei tea, õlud, miks mitte. Või midagi vastikumat. Õlu koos äädikaga, siis hakkad oksendama, eks ole. Või lihtsalt sinep, emetikum, sinep, sool, natukene vett. Sa hakkad oksendama, eks ole. Sapp on, karvad on, keratiinid on.
täpselt seesama biokeemiline koostis. Aga paraku no võt, sellist asja keegi ei taha osta. Ja. Okei. Lähme. Me alustasime Sinilamba noorte rüütlite klubiga, eks ole? Mäletate, millised sarved nendel on? Poistele, jah? Vaat siin on tüdrukud. Vaat need on surmavalt ohtlikud pistodad. Kõverad, aga nad on lühikesed, eks ole? Neid saab kenasti kasutada löök vasakule, paremale, aga ikkagi ette suunas. Ja jah, nad on meil paljunenud nii hästi, et võt möödunud aasta sügisel me jätsime tüdrukud lastega härrastest ilma. No meil ei ole kuskile panna, no tõesti. Ja nii, et reguleerime seda asja.